lugupeetud ettevõtjad, kellel teil on siis ettevõtted, et saab kasutada sellist asja, mida ma nüüd demonstreerin ja mida meile omakorda demonstreeriti selle projekti raames siis ühes linnas. Ja minule see formaat väga meeldis, kohe tõesti meeldis, selles mõttes, et ta annab sulle võimaluse väga kergesti hinnata sinu ettevõtte või sinu riigi või maailma või mis iganes nii-öelda siis seda transpordisõbralikkust noh, teate isegi, et võimalikult vähe autosid ja nii edasi. Ja samas ta annab ka nimekirja nendest asjadest, mida sa võiksid oma ettevõttes või riigis või linnas teha ühe või teise siis valdkonna raames, et muuta seda valdkonda paremaks. Et kui me võtame niimoodi, et okei, teeme jalgrattasõbralikuks, siis meil tuleb kuskil 4-5 asja meelde maksimum, et parklad, teed ja nii edasi. Aga siin lahenduses, siin on ikkagi terve seltskond inimesi taga, et siin lahenduses on siis neid meetmeid, mis muudaksid selle, antud juhul siis tööstusrajooni jalgrattasõbralikumaks, et neid meetmete loetelu on väga pikk ja selles mõttes ta annab häid ideid, mida siis võiks teha reaalsuses. Ja selle tõttu ma leian, et see asi on päris äge. Mina ei hakka seda siin põhjalikult tutvustama, selles mõttes, et alguses me Peebuga mõtlesime, et mängime siin läbi selle, et et me võtame teemade kaupa ja igaüks siis klõpsatabki, aga see võtaks, ma arvan, 3 tundi aega ja teiseks ma siiski märkan lähemal vaatlemisel, et te kõik ei ole ettevõtjad. Et teil ei ole töötajaskonda, kelle suhtes siis anda hinnangut ja siis nagu võtta neid meetmeid. Nii et seega ma piirdun siiski selle asja lühida demonstreerimisega ja muidugi selle märkimisega, et see on seal e-õppes saadaval ja alati võib seda kasutada. Ja need lahendused, mida siis see projekt pakub õhu puhtamaks tegemiseks, on järgmised. Jalgrattasõiduga tegelemine, jalgsi käimise probleemid, ühistranspordi probleemid, erasõidukite ühiskasutuse siis võimalused, ühisauto kasutamine ja siis on era- ja ametisõidukite kasutamise selline reguleerimine, et neid kasutataks vähem. Ja siis on invategelased muidugi ja siis on ka siis promomine ja teadlikkuse suurendamine ja siis on igasugune elektrooniline värk. Mobiilid, kõik need teavitamised ja korraldamised. Ja edasi on siis kõikvõimalikud mittestandardsed lahendused. Ja see fail töötab niimoodi, et kui nüüd võtta jalgrattasõidu küsimus, et kas on ekraanil näha või? Võta võib-olla see kollane hoopis, järgmine või kolmas. See roheline on natuke raske. Ja võtame niimoodi. Ma teen suuremaks, jah. Et näiteks on, see oli ühistranspordi asi, on ju, et mida saab ettevõtja, linn või riik teha selleks, konkreetselt selleks, et inimesed hakkaksid rohkem kasutama ühistransporti. Ja siis on siin antud igasugused meetmed. Terve nimistu ja siin on siis praeguse olukorra hinnang. Ja
sina kui lugupeetud ettevõtte juht vastad siin kahel moel, kas naeratava näoga või nutva näoga. Ja siis see fail seal sees annab sinu nägudele vastavad hinded. Mina ei tea, kuidas need numbrid on saadud, mingisugune arvutusvärk seal sees on ja igal juhul niimoodi ta toimib. Ja siis annab punktisummat iga boksi kohta, lahendusboksi kohta siis eraldi ja siis on see läbi. Nii, ja nüüd enne imet, kui sa oled selle kõik ära teinud, töötab see programm sinu naeratustega edasi ja annab erinevate siis nende bokside kohta numbrid ja ühtlasi ka värvid. Ja lõppresultaadina ta määrab ära selle, kas sinu ettevõte on nagu külmkapp, kas ta kuulub A-klassi, B-klassi, A+ ja nii edasi ja nii edasi. Ja kogu selle asja mõte oli nagu veel omakorda selles, et kui suudetakse nagu linna tasandilt koguda palju ettevõtteid, kes sellest asjast oleksid huvitatud, siis põhimõtteliselt on võimalik siis korraldada nagu konkurss või võistlus ettevõtete vahel, et kes on kõige vingem külmkapp. Ja selles mõttes on ta päris põnev asi. Et veel kord ma ütlen, et siit on meil maha koppimiseks kindlasti paljud meetmed erinevate siis bokside juures, et ma tahan parandada ühistransporti, aga mida ma ikkagi peaksin tegema, et siin on antud mitmeid siis ideid, siin on selgelt näha, et paraku enamus ideid, mis siia on kirjutatud, puudutavad konkreetset ettevõtet, mitte linna. Linn ei saa osta kõigile töötajatele bussipiletit. Ilmselt Eesti tingimustes ei saa seda ka teha ettevõtte, kuna seal on see maksupoliitika selline. Aga samuti on siin ka mitmeid selliseid meetmeid, mida saab rakendada kohalik omavalitsus. Ja kõikides nendes valdkondades. Selles mõttes on hea, et esiteks ta on ära liigendanud kogu selle võimalike tegevuste nagu paleti ja on andnud sulle siis võimalikult palju neid tegevusi, mida sa võiksid teha. Ja põhimõtteliselt on nagu niimoodi, et seda energiaklassi, seda külmkapi klassi on sul võimalik alati siis tõsta, kui sa oled mingid asjad ära teinud, siis sa kontrollid, vaatad, et külmkapp juba hulga säästlikum. Ja selline asi on, mida ma lühidalt tutvustada tahtsin. Et veel kord ta on väga informatiivne, ta on süstemaatiline, ta on hästi ära lahterdanud need tegevused, teda on lihtne käsitleda ja ta annab väga atraktiivse väljundi, selle külmkapi väljundi. Kas annab sellele ettevõttele ka mingisuguse, kuidas temal säästis, ta sai külmkapi... Kui ta on midagi ära teinud? Või on elektrit kokku, aga kuidas, mis kasu tema näeb selle, ta tunneb, et see on hea, kui ma nüüd hüppan klassi peale ülespoole sulle ronida. No vaat siin tuleb juba see on juba nagu teadlikkuse värk. Seal pakuti välja, et nagu meil on need sildid, et parim maja ja ilusasti värvitud maja ja kõige, ma ei tea, mis iganes on ju. Et põhimõtteliselt on võimalik, et oli nagu mõte, et ettevõtte seinale lüüaksegi siis see aga auhinnad on alati teretulnud. Aga muidugi, mida tuleb öelda, me seal siis kõik täitsime, seal oli niimoodi, seal on siis 6 erinevat linna igalt poolt ja meie siis Matiga täitsime ja meie tulemused olid päris kohutavad. Ja siin on muidugi kultuuri kontekst on ka selline, et meil praktiliselt sellist asja nagu carpoolingut ja carsharingut ja ei jaota keegi oma autot.
ei anna eestlane. No ametiautot jah, libin-nabin. Aga põhimõtteliselt jah, aga siin on nagu ka, aga siin on tõesti antud ka need nagu variandid või võimalused, et millega siis nagu soodustada seda, et inimesed hakkaksid kasutama seda carpoolingut, et ettevõtja saab anda mingisuguseid rahalisi soodustusi või siis ta annab talle parema parkimiskoha, mis iganes on ju. Et siin on need ära nimetatud kõik, noh mitte kõik, aga ega see nimekiri on ilmselt lõputu, aga ideid siin sees on. Äkki sa natuke räägid sellest pissi sõnast ka, et mis see piss tähendab? See on nüüd business industrial zone. See on ettevõtlusala. See on noh, mingi valitud üksus, iga linn on valinud oma üksuse. Bulgaaria oli valinud näiteks ühe metallurgia tehast, mis oli 12 kilomeetri kaugusel Plovdivi linnast, mis on Bulgaarias suuruselt teine linn ja noh, analoog Tartule, kus Sofia on Tallinn ja Plovdiv on Tartu. Ta on nagu hariduse, kultuuri ja selline linn. No nagu Krakow, Varssavi, nagu Peterburg, Moskva, nagu Vilnius, Kaunas, nagu Tampere, Helsingi. Aga kui mina seda täidan ettevõtjana, siis ma panen sinna oma ettevõtja nime. Tead ma seda, jah ikka, jah. Ja siis teine küsimus, mis ma tekkis, oli see, et see naeratusega nägu ja nuttu nägu. Naeratusega nägu on siis, kui ma olen nõus sellega. Jah, kui mul see ka näeb, et kui see on, vaata, ja erasõidukite ühiskasutuse koordineerimise teenus, vaieldamatult meie paneme siia nutu näo. Meil ei ole seda. Minu ettevõttes seda ei ole. Et on siin rida 37, erasõidukite ühiskasutuse koordineerimise teenus, edasi PIS võimaldab töötajatel kasutada veebirakendust erasõidukite ühiskasutuseks. Ja paraku langamatu nutt. Siis ta võib teha arva. Jah. Noh, põhimõtteliselt juba, jah, et meil läks nutkast tõsiseks nagu juba. Et kas kõik nagu rohka ettevõttes täidavad on keemika? See on lihtsalt üks meetod, mida võib kasutada, aga seda me ei pea kasutama. Aga kas meie otsene partner, see ei näida? Jah, need olevad iga projekti kohaseks, jah, et nagu. No, teie tõdemine selles, et see on vabatahtlik tööriist. See on eelkõige tööriist, mis võimaldab sul hinnata oma ettevõtet või linna. Ja Indrek tegi selle kättesaadavaks Tartu ettevõtjatele ja see on meie materjalis üleval, iga ettevõte siis tänasest alates võib selle alla laadida ja püüda siis hinnata oma transpordikasutust. Kui seda soovi ettevõttel ei ole, siis seda ei saa. Ega Indrek ei saa midagi sundida. Ja see ei ole ka eesmärk. Et ega meie raskuspunkt ongi siin selles, et me võime siin neid carpoolinguid demonstreerida ja näidata, et ikka nagu sa ennegi ütlesid, et küsimus on selles, et mis motiveerib ettevõtet selle asjaga tegelema. Ja meil ei ole midagi. Et see on nagu, et ongi, et siin on nagu see raskuspunkt on selles, et kas see motivatsioon võib tulla nagu maailma nägemusest, nii-öelda roheline värk, või ta on ka kuidagi materiaalselt seotud millegiga. Paraku me saame praegu öelda, et maailma nägemine. Kui just ei ole midagi, ütleme,
kui te teete, no maamaks on nii väike, see ei mõjuta, et kui te teete kui teie ettevõte lubab, et 20% teie töötajatest hakkab käima jalgrattaga ja see ettevõte ja see ettevõte ja see ettevõte, siis linn lubab, et ta ehitab jalgrattatee teie grupini. Kuidagi nagu niimoodi. Ja kui ei ehita või kui ei sõida nii palju, siis me võtame tee üles. Et mingi selline kohaliku omavalitsuse ettevõtete koostöö võiks olla selline, et näiteks, et kui grupp ettevõtjad ütleb, et nad võtavad eesmärgiks saavutada ma ei tea, B-klass või mingi kõrgem klass on ju aastaks 2000 ratatata, siis linn ütleb, et me ehitame võt selle ja selle. Midagi niimoodi. Aga seda, kuidas seda, praegu peaksid nad siin olema kõik. Jah, praegu ei ole, aga sellest mina rääksin küll, et sellest üks meetod, kuidas saaks ühest küljest võib-olla nagu seda uuringut läbi viia, et mida seda lokalveestusparki üldse mõeldakse, teisest küljest nagu nagu sa ütlesid, et see võimaldab ettevõttel ennast hinnata. Aga meie poolt tuleb välja mõelda, et milleks ta seda tegema peab. Mis teda sunnib veetma aega selle kallal? Võib-olla isegi meie käest seda palju oodata. Jah, see on nagu, ütleme, poliitikute värk. Suur tänu sulle.